Sellest pisut segasest 30 aasta tagusest ajast, mil loodi kesklinna linnaosa, räägib ka pisinäitus, mis avati kesklinnavalitsuse hoones linnaosa sünnipäeva puhul. Fotodelt vaatab vastu Tallinna linnaruum aastal 1993, mil ehitamata oli veel Stockmanni kaubamaja ning Viru tänava alguses tegutses putkamajandus. Ma arvan, et kõige suurem muutus on see, et meil südalinnas ei ole enam selliseid varemeid, meil nii palju sellist tööstust, sest vanasti ju tegelikult oli täiesti normaalne, et kusagil keset südalinna oli mingisugune vabrik või oli mingisugune auk, kus loksus vesi, sest sinna ei olnud jõutud veel midagi ehitada. 30. sünnipäeva tähistab kesklinna ka arvukate sündmustega terve septembrikuu jooksul. Näiteks on just septembris tagatud tasuta sissepääs Raua tänava sauna kõigile neile, kes on sündinud 1993. aastal. Kesklinna parkidesse ja haljasaladele on sünnipäeva puhul paigaldatud 30 kiike ning täiesti uus asi on aga kesklinna audiotuur. Kesklinna sünnipäeva puhul on välja antud ka audiogiid, mille saab siis laadida oma telefoni ja siin on siis ära tähistatud nii mitmedki kohad Tallinna kesklinnas, näiteks saab kuulata ka infot siis sellesama Nunne 18 asuva maja kohta. Tallinna kesklinna valitsuse peamaja. Nunne 18 maja ehk Winkleri maja ehitati aastal 1907 toonase näituse välja